head inimesed raamatupoes, olete oodatud siia aknaalusesse nurka, siin algab kohe minu Hawaii esitlus. Tere kõigile, mul on suur rõõm, et teid nii palju siia kogunenud. Minu nimi on Madlit Sobel, olen Petrone Prindis minu seeria kirjastaja ja annan praegu sõna edasi hoopis põnevamatele teemadele. Nimelt on Hawaii üks kõige kaugem punkt, kuhu saab Eestist minna ja minu isikliku arvamuse järgi on väga lahe, kui inimene läheb peale ülikooli nii kaugele, et siis vaadata distantsilt täiesti teistes oludes, sest Hawaii lisaks sellele, et ta on Ameerika, on ta juba Polüneesia ja kuigi ta on nii kaugel ja nii erinev, on seal ometi nii lahedad sarnasused, mida Silver raamatus välja toob. Et siin ongi Silver Paling, minu Hawaii autor ja teda intervjueerib Pille, kes on väga värskelt Hawaii'lt tulnud. Nii et natukene mälestused siis tuhnitakse üles ja vaadatakse neid väga värske pilguga. Kui teil on küsimusi, siis andke käega märku, saame loomulikult ka küsida, aga praegu annan mikrofoni edasi siis peategelasele. Suur aplaus! Aloha! Aloha, Silver! Jaa, tere ka minu poolt. Mina olen Pille Kerholt. Lisaks sellele, et ma Silveriga juttu räägin, olen mina kirjutanud omal ajal minu Brasiilia. Ja just kui üks eksootiline maa järgneb teisele, eks aga seekord on Silver peategelane. Minul on huvitav sissejuhatav jutt, mis kajastab kahte asja, mida me kõik hästi teame. Esiteks, et maailm on väga väike. Ja teiseks, et ikkagi meid eestlasi leidub igas sadamas. Jah, ma saabusin Hawaii'lt hiljuti, olin seal 4 kuud elasin. Ja mina sain sind, Silver, sinust kuulda juba Hawaii'l, ilma et sina oleksid sellest teadnud. Legend küsib seal kenasti ennast jah. Hinged ja vaimud on Hawaii väga tähtsad küsivad. Nimelt, Silver, sinu raamatust, sa ei olnud mitte üksi. Me eestlased ikka hoiame kokku, et Silveri raamatus on peategelasi 13. Te elasite 13-kesi ühes korteris. Kui mina läksin Hawaii'le, mina kohtasin ka 13 eestlast. Ja ühega neist eestlastest me käisime ühes trennis. No kui ikka Hawaii igapäeva elu kestab edasi, mõned käivad trennis. Ja see eestlane küsis mult, et midagi, et kas ma võiks kirjutada minu Hawaii. Ma ütlesin, et ei, see on juba trükis. Küsis eestlane, kes kirjutas? Ma ütlesin, et Petrone rääkis, et üks mees nimega Silver Paling. Ja see eestlane, kellega ma rääkisin, et Hawaii'l on, ta elab seal 10 aastat. Hawaii'l on terve eestlaste kogukond, kes elavad seal 10 aastaid. Ja siis Jaanika üllatus, et oi, tema polegi kuulnud, et kas tõesti oli siin Hawaii'l kunagi Silver Paling. Ja ta saatis text message'i sealt Hawaii'l. Niimoodi ta küsis, või Silver me guugeldasime siin. Vaatasin, et kas tõesti on olemas Silver Paling, kus ta töötab? Fujitsu Tallinn. Ja see ütles põhjupäras Jaanika mulle, aga tema mehe, venna, tütar töötab ka Fujitsu Tallinnas. Ja tead, kontrollime järgi. Ja me sealt Hawaii, ma mäletan, et öö oli veel õhtul pimedaks. Trenn lõppes õhtul pimedaks. Ja Jaanika saatis sõnumi Stellale Eestisse, et kas on olemas, et kas tõesti Silver Paling on kirjutanud raamatu, kas ta on olemas. Ja vastus tuli kohe, et kohe vaatame tööl uurime. Ja Silver, sina ei tea sellest mitte midagi. Aga see on igatahes oled pildil ja kuulust. Räägi palun, kui sa olid Hawaii'l 13 eestlasega ühes väikeses korteris. Kas kõik eestlased saavad Hawaii'st nagu ühtmoodi aru? Kas me oleme kuidagi sarnased või kas nemad said Hawaii'st samamoodi aru nagu sina? Teiste peale siis muidugi ei näe, aga ma arvaks, et üsna sarnaselt me seda kõike kogesime ja eriti on nagu näha seda, mis sai pärast, kui kõik tulid tagasi Eestisse, kõigil hing ihkas minna sinna samasse uuesti tagasi.
ja ka praegu nendest 13-st 3 elavad Austraalias, pere ja lapsed, mõni on kuskil 3. riigis, et tekkis selline igatsus nagu Hawaii või sellise eksootilisuse järgi ja kõik said sellest siis ühtemoodi aru, et see on üks ägedamaid kohti siin ilmas. Just, ütle siiski lühidalt veel, et kuidas te sinna sattusite, kas läksite kõik 13, kes ühel õhtul Tartust? Ei, tegelikult me ei teadnud 11 enne, kui me saime seal kokku. Ja see oli selline programm, mis on mõeldud tudengitele. Et on selline viisa nagu J1 ehk töötaja reisi, mis tähendab, et sa saad minna Ameerika Ühendriikidesse pooleks aastaks ja sa võid seal reisida, aga sa pead ka töötama. Nad on oma viisa sponsor, kellele sa pead raporteerima, kus sa ametlikult töötad ja nii edasi. Ja Eestist iga aasta, tol ajal läks umbes 100 tudengit läks Hawaii'le. Kõik oli muidugi nende enda raha, et nad ise pidid organiseerima kõik lennud sinna, majutuse, viisarahad, sponsorirahad, kõik pidid ise organiseerima. Lihtsalt oli lootus, et see on selline üks kord elus võimalus, kui nii kaugele minna, seda kahtlevalt ära kasutada ja et küllap me seda raha pärast ikkagi kokku kraabime seal, et palgad on ju suuremad ja võib-olla teenime nii palju tagasi, et jääb veel ülegi. Just, su lugu oli ju tegelikult juba 10 aastat tagasi. Et sa käisid seal tudengina. Ja teised olid ka tudengid. Nii. Tahtsin veel ütelda, et eestlased on seal Hawaii sellised, et need fotod, mis siin taga jooksevad, on Silveri reisifotod. Ja pärast veel minu omad ka. Me mõtlesime niimoodi, et ühed eestlased kõik. Et kui piltide peal on heledate juustega inimesed, siis on eestlased ja tumedatega on siis mitte eestlased. Et nii lihtne see seal ongi. Ja eestlasi ikka tunneb ära, et nad on natuke kapatumad kui kohalikud, et isegi kui sa oled seal pool aastat juba ennast päevitunud, et ikkagi natuke kapatumad. Just. Ja Silver, sa kirjutad siin oma raamatu tagakaane sissejuhatuseks, et üks kõige pikem tööots, mida sa tegid, sa töötasid turvamehena Honolulus, mis on siis Hawaii osariigi pealinn. Ja sa kirjutad nii, et kuidas turvamehena töötamine käis. Selleks tuleb kasutada alohat. Räägime, Silver, esiteks, mis on aloha, kui inimesega või seda kasutame siin, hüüame ja kuidas see turvameest aitab, mida sa sellega mõtled? Aloha üldiselt on tervitus. Tere, aloha, igal pool, kui sa lähed kuskile poodi, aloha ja mahalo on siis tänan. Et igal pool seda kuuled, aga on ka selline nagu aloha tunne, mida siis hawaiilased levitavad ja näiteks tööle kandideerimisel, kui oli siis uue töötaja sissejuhatamine, seal oli kohe eraldi peatükk, eraldi pool tundi, kus siis öeldi, et näiteks isegi turvamees, et tema ülesanne on seda aloha tunnet siis levitada kõigile. Milline see tunne peab siis olema? Kuidas ma nüüd tean, et ma sain selle aloha sinult kätte, kui seda turvamehena mulle vastu kõnnib? See on selline nagu mõtteviis, et võib-olla mingi 5-6 peamist punkti, et sa pead olema lahke teiste vastu, südamlik, sa pead olema ka natukene alandlik, meeldiv ja kõige tähtsam, sa pead seda head tunnet siis teistega jagama. Ja Hawaii'l kuidagi mulle endale tundus nii, et nad üritavad väljaspoole näidata, et nad on justkui jube karmid ja kas siis käredad naised või macho mehed, aga tegelikult sisemas on nad kõik hästi sõbralikud. Kui sa juba selle, mida me saad juba sõbraks näiteks, et ei suhtle enam pealiskaudselt, siis nad tulevad sulle väga paljudes asjades vastu
annavad, näiteks meil oli, et meil oli vaja autot ja lihtsalt oli vaja kohvrit tassida siis ühest inimesest teise oli vaja kas takso, sest bussi ju ei pääse kohvritega seal, või siis see viime kuskilt auto ja oligi üks siis endise tüdruksõbra töökaaslane, kohalik Hawaii mees ütles, aga võtke minu auto. Ta ei tahtnud mitte mingit raha, mitte mingit hüvesid selle ees, et lihtsalt võtke mu auto ja sõitke, kus tahate. Et selline, seda südamlikkust nagu tegelikult nägi ja kohtas. Silver huvitaval kombel ja minul on täpselt samasugune kogemus Hawaii. Meil oli autot vaja ja restorani, hommikubüfee, teenindaja, kui ta kuulis, et meil on autot vaja, ta samamoodi võttis taskust võtmed, ütles, et aga sõitke. Et siis on tõsi selline. Jah, lihtsalt selline kummaline, et kes on tuttav võib-olla sellise Ameerika kultuuriga on ja äkki isegi mäletab sellist seriaalisarja nagu Pimp My Ride, see oli 2000, kus siis tavainimesed, need oli auto juba halvas seisukorras ja siis putitati see üles, pandi kõik sinna vidinad külge. Väga klišeelik on ja kui sa nägid seal Hawaii'l samamoodi, et auto lihtsalt on mattunud mingi prügi alla, et neil oli seal autos oli 20 erinevat McDonaldsi karpi, pudelit, kurikas oli istme all veel on ja see oli mingi kotikesed kanepid kuskil on ja see on nagu iga teise inimese auto nagu, vähemasti need, millega me sõitsime, et hästi segane, et kõlab midagi klišeelikult, et justkui see asi, mida sa hoiad kahe käega peas kinni, et näed ainult kuskil telekas, aga päris elu on ka tihti täpselt samasugune ikkagi. Just. Silver, mis riided need meil seljas on siin? Ma vaatan, et teistel on niisugused pikemad püksid ja ma ei tea, mul on vaja rohkem vaja, jah. Ega Hawaii riietus üldse, seal ei ole mingisugust kevad-sügist moodi väga, et põhimõtteliselt ongi shortsid ja T-särk ja pläiku on sellised, mis enam-vähem kõikidesse situatsioonidesse võiks sobida. Lähed tööle või lähed linna peale või lähed peole. Aloha. Just, minul on ka selline kogemus, et kui minu abikaasa ostis just meeste puhul sellise aloha särgid, igasugune palmi okstega lillepiltidega särk on nendel see aloha särk. Ja minu palmipiltidega püksid on meil aloha püksid, väga lihtne. Ja siis öeldi ka, et oi, et selle särgiga sa võid minna nii, ma mäletan, et matustele, kulma ja siis toidupoodi ja mis seal kõik oli öeldud selle särgi juurde. Jah, et ega ei ole nii nagu meil on, et sul on vaja iga aasta aja jaoks mingit isemoodi riietust on ju või talverehti, mis iganes. See ei ole, sa ei mõtle selliste asjadele mitte kunagi seal. See ongi enam-vähem üks riietus võib-olla ja sa saad kõikides situatsioonides sellega hakkama. Just. Hawaii looduses, Silver, et minu meelest on seal kaks asja. Mäed ja ookean. Lauskmaa on väga tore, eks ju. Jah, siis on mingi vulkaanid, mingi tardunud laavakivid seal veel kuskil on ju. Ja tegelikult on vist 12 kliimavöötmist 11 on Hawaii'l olemas. Just. Ja oskad sa öelda, meil on ka Eestis ju meri, eks ju, Tallinnas rohkem siin vähem. Et mis siis on, et kas võiks ka öelda, et olema seda merd näinud küll või mis teeb sinu jaoks Hawaii merest merele? No see näiteks on ookean ja mäletad nagu selgelt seda, et öeldi, et ära muretse näiteks haikalade pärast, et need nagu ei tule nii madalale, et ainult põlvekõlgusesse vette on ju. Lihtsalt esimeses asjad, et sul on vööni vesi nagu, et sa saad aru, et okei, tegelikult haid on seal võivad igale poole tulla. Kas sa nägid neid? Ma võib-olla ei oleks siin ei näinud. Aga samal ajal oli küll paar sellist intsidenti, kus siis üks pääses ühe jalaga ja teine vist ei pääsenudki. Et seda võib seal ette tulla jah, aga looduse poolest seal ei ole minu arust
ühtegi sellist mürgist mingit madu või putukat või midagi nagu Austraalias, et mis sind üritaks nagu igal sammul tappa. et põhijoht ongi ookeanis tegelikult. et muu pärast ei tasu nagu muretseda, et ainus selline, mis mulle võib-olla ei meeldinud, olid siis mingid lendavad prussakad. aga see oli ka kõik. jaa. Sa kirjutad oma raamatus, nii toredasti sa kohtusid oma töö tõttu ka kohalike turvameestega näiteks. Said läbilõik ühiskonnast. Selline lustakas lugu on siit. Sina, Silver, oled tegelikult, kui sa Hawaii'le läksid, sa lõpetasid just magistrantuuri Tartu Ülikoolis ajaloost ja arheoloogiast. Ja siis sa sellise, eks ju, värske magistrina kohtasid turvameest, raamatus jutus sellest, turvamees ütles, et teda huvitab ka ajalugu, tahaks ka ajalugu minna õppima ülikooli. Ja siis sa kirjutad, et sa elavnesid ja küsisid, et mis haru ajaloos nagu teda võiks. Mis valdkond, kas Kesk-Ameerika ajalugu on ju mingi iseseisvussõda, mis periood näiteks teda huvitaks. Ja siis mis vastuseks said? Temal on kindel plaan minna õppima vampiiringust. jah, et minu kogemuse järgi see võib-olla ütleb midagi nagu Hawaii koolisüsteemi kohta või sa rääkisid ka sellest raamatut, neid ja meil on ainult 2 näidet. Mina käisin perega, minu lapsed käisid Hawaii koolis 4 kuud, oli ka natuke ühekülgne haridus. Aga lisaks on nii, et kas sulle ka tundus, et minu jaoks oli veel Hawaii selline koht, kus piir sellise reaalsuse ja science fictioni vahel või siis ja inimeste vaimude vahel oli inimeste peades väga õrnakene. Kas ma arvan, esiteks, et see võib-olla eestlaste lemmikteema on, et kui rumalad on ameeriklased. Et ma arvan, et igaüks, kes on Ameerikas käinud, on olenemata sellest, kas siis Hawaii või kuskil mandri osas, et tal on kindlasti mõni lugu rääkida, et milliseid huvitavaid seikasid tal oli. Ja ma ise tooksin ka siin veel näiteid juurde, et siis see neiu Ave, kellega ma koos seal reisil olin, et tema oli vahepeal lapsehoidja. Selle restorani, kus ta töötas, selle juhataja lastele, kes siis olid eliitkooli kasvandikud, teismelised poisid ja siis kuidagi tuli jutuks, kus sa pärit oled ja nii edasi ja siis vaadati üheskoos kaarti ja siis tuli välja, et need eliitkooli poisid ei teinud kaardiga nagu vahet, mis värv see sinine ja mis see roheline on, nad võib-olla nägidki esimest korda nagu kaarti. Et need on tõnd ainugi, mis need sinine ja roheline seal kaarti peal on, et ei suutnud muidugi näidata mitte ühtegi kohta ega riiki ka. Aga teine näide jällegi, Ameerika on suur ja lai. Kunagi olin Miami's, käisin niimoodi, ühest poest sisse, teisest välja, jälle küsitakse where you from, on ju. Seletad seal, jah, Eesti keegi kunagi ei tea seda, on ju. Ja siis ühe elektroonikapoe nagu mingi mustanahaline tüüp on, Eesti. Ma tean väga hästi ja luges kõik Eesti linnad, Abja-Paluoja ja Kilingi-Nõmme nagu välja, et ma ei saa suu lahti nagu, kus sa seda tead on. Mulle meeldib geograafia umbes. Et on ka nagu teistsuguseid näiteid. Et alati ei saa nagu üldistada, et kõik ameeriklased oleks juba rumala või midagi sellist, et see on suur riik ja seal on nagu väga isesugused inimesed. Ja nüüd, mis puudutab võib-olla seda, mis sa tõid, et mingi spirituaalsus ja vaimsus, et Hawaii puhul on seda hästi palju räägitud ja võib-olla on asi ka selles, et seal on hästi levinud animism. Usutakse, et loodusel kõigel on oma hing olemas. Ja see ei ole iseenesest nagu mitte midagi erakordset, see on kõikides tsivilisatsioonides on seda animismiga, ütleme Eestis on meil muinasusundid, mis seda usuvad, aga Hawaii'l on see kuidagi nagu eriliselt au sees ja võib-olla ka siis ka Hollywoodi mõjutustel on see kuidagi eriliselt esile tõstetud.
et Hawaii on selline eriline spirituaalne koht. noh, kõik see jutt sinna juurde, et on üksik keset Vaikset ookeani, et see kõik nagu võimendab veel seda uskumust ja inimesed, kes nagu Hawaii'le lähevad, ütlevad ka, et miski nagu saare vägi tõmbab. ja natuke ma siin raamatus ka pikkisin seda sisse, et see saare vägi natukene nagu hoidis meid seal kinni, et jube raske oli lahkuda. jaa, kirjutatud raamatus, ma olen sellest ka kuulnud, eestlased ikka räägivad ka. ja teine vägi, millest mulle kohalik rääkis, üks asi tõmbab siin saarele ja siis teine, mille nimi on Aio, see lükkab sind tagant lainete näol. et lained on ka ära seletatud sellega, et ega nad niisama seal iseenesest ei loksu, vaid ikkagi vaim lükkab neid. jaa. jah, seal Maui saarel oli üks selline tardunud suur laavakivi, kus siis tehti vettehüppeid ookeanisse ja siis see oli ka hästi püha koht, et usuti, et hinged nagu üritavad ennast siit kaljult nagu lahti tõugata, aga kõigil see ei õnnestu ja nad jäävad sinna kalju külge kinni ja siis sellest ongi see kalju moodustatud niimoodi, et kõike nagu üritatakse läbi sellise müstika natuke seletada seal. just, aga kui reaalsema elu poole peale tulla ja kui rääkida poliitikast, et kas hawaiilane räägib meelsasti poliitikast, mis paistab välja ja siis kas hawaiilane nüüd oleks valinud pigem Trumpi või Harrise või see on nagu tabu teema, me tegelikult teame praegu tulemusi, aga kuidas nad siis reaalses vist demokraatide poole olid kaldul vist. jah, mina ka pärast Vikipeediat vaatasin, et 40 aastat on nemad valinud demokraati. ja noh, eks see muidugi ütleme öelda see, et noh, see on ju ka Obama koduosariik. samas on see Obama koduosariik, jaa. et see on ka võib-olla siin vähemasti viimasel natuke mõjutanud seda, et Obama oli seal väga au sees. näiteks siin oli ka vahepeal näha näiteks need numbrimärgid on ju, Hawaii on siis vikerkaare osariik, seal on kõik auto numbrimärgid on siis vikerkaare värvilised, et tänaval peal hästi palju kaubetakse Obama numbrimärgiga, sa saad siis osta nagu näiteks. et võib-olla see on ka natuke mõjutanud, aga ma ise ei ole uurinud täpselt nagu neid ajaloolisi põhjuseid seal, et miks ja kuidas ühel või teisel poole see asi seal kandu on. just, siis Hawaii, oma sinu põhiline tegevus siin Hawaii'l on ühel saarel, mille nimi on Oahu ja sellel saarel on Hawaii pealinna Honolulu. seal sa veetsid enamuse ajast, aga see raamat kirjutab ka väga värvikirjavalt ühte teist saart. et mis asjaoludel sa seal neid saari vahetad? ütleme, tekkis võimalus ja kaalusin pikalt, et mida teha pärast seda, kui ma oma need töölepingud seal üles ütlen, et kuhu minna ja Maui oli see, mida kõik soovitasid, et sa pead seal ära käima, et see on hoopis teistsugune kui Oahu saar. et Oahu, nagu sa ütlesid, et on siis peamine saar, seal elab enamus Hawaii osariigi elanikest, kokku on seal osariigis 1,4 miljonit inimest, no suht sama nagu Eestis on ju, äkki Oahul oli siis miljon. et umbes selline suhe, siis ülejäänud saartel on niimoodi vähem, Mauil oli 160 000 elanikku näiteks. ja need saared ühest küljest on justkui sarnased, loodus on võib-olla sarnane, aga see rütm on hoopis teistsugune. ei ole neid tuhandeid Jaapani turiste seal sekeldamas, Mauil on hoopis põhilisteks siis Ameerika mandriosast, sinna tulevad mesinädalaid veetma ja abielluma. palju aeglasem rütm, ei ole selliseid kiirteid ega midagi ja seal nagu sa saad puhata, ütleme nii. Oahul ma nagu ei tulnud, et ma väga puhata saaks. jaa, täpselt samad kogemused. Oahu on siis suurlinn pilvelõhkujatega, kas teie lasite küljes pilvelõhkujas? ei, meil oli selline 9-kordne panelmaja. ja Mauil siis on hoopis hütikesed. jah,
hetkel ei tule nagu meelde, et seal oli mõned üksikud hotellid välja arvata, et seal mingisugune pilvelõhkujaid oleks nagu riigis ja seda ei olnud. et pigem oli jah nagu ühe-kahekordsed majad eraldatud üksteisest, ei elatud niimoodi üksteise seljas nagu Honolulus näiteks. just, niisiis Hawaii'l elab sama palju inimesi põhimõtteliselt nagu Eestis. Küsin seda, et võiks ju arvata, aga kas sina Hawaii keelt kuulsid Hawaii'l ja ütlen peaaegu, et pean ütlema, et mina ei kuulnud. Kuidas sellega on? Mis keel see rahvas siis on nagu meie, aga nagu ei ole ka? No tegelikult ütleme Ameerika Ühendriikides on minu arust ainult 3 osariiki, kus on rohkem kui üks ametlik keel. Ja Hawaii on siis üks nendest, teine oli äkki Põhja-Dakota ja vist 3. Alaska, kui ma ei eksi. Ja see Hawaii'ga ja Hawaii keelega on ka, et see veel 100 aastat tagasi oli üsna põlu all ja seda ei räägitud. Ja aastal 1900 ainult 36 000 inimest pidas ennast nagu hawaiilaseks. Viimase loenduse järgi on see ligi 700 000. Et päris suur vahe ja see nii-öelda Hawaii renessanss hakkas kuskil 60-ndatel, 70-ndatel pihta, kui jälle tuli nagu au sisse see, et hakatakse Hawaii keelt siis propageerima, kasutama ja nii edasi. Igapäevases suhtluses kõik on ikkagi inglise keeles. Aga sa näed, täna siltidest võib-olla või kuskil mujal ka, et üritatakse ikkagi seda nagu Hawaii keelt ka sisse tuua sinna, et Hawaii keel on siis Austroneesia keelkonda kuuluv ja seal on siis väga suured sarnasused teiste Vaikse ookeani saarte siis keeltega ja ka Kagu-Aasia osade keeltega. Ja see oli vist 12 tähte oli Hawaii tähestikus. Et väga palju kombineerida ei saa ja selle tõttu siis on ka mõningaid sarnasusi eesti keelega. Just sa kirjutasid raamatus, et mis sarnasus, et kuidas me saame niimoodi Hawaii? Need sarnasused on sellised kokkusattumused, et väga ei taha uskuda, et Soome ja kõik keeled on siin mõjutanud Polüneesia keeli. Võib-olla tore on niimoodi mõelda, aga ma arvan jah, et on lihtsalt kokkusattumused, et näiteks ahi oli tuli ja ei ole. Et kõlab justkui sarnaselt ja tähendabki sama asja nagu, et lihtsalt see on kokkusattumus. Just, torkas mulle ka silma, et siltide peal on see Hawaii keel, aga tänaval ja toidupoes ei kuule. Ei, seal on ikka põhiliselt on ikkagi jah, inglise keel on ju ja siis kui see välja tuleb see Waikiki, mis on Honolulu peamine siis turismi tuiksoon, et seal on hästi palju Jaapani turiste. Jaapanist tuleb sinna tohutult inimesi, nii et isegi osades poolides, ABC kioskid, seal näiteks teenindajad peavad oskama lihtsamaid jaapanikeelseid lauseid ja võetakse näiteks jaapani jeene rahana vastu. Et see nagu ilmestab võib-olla seda, et Jaapani turist on seal nagu A ja O, vähemasti siis Oahu saarel ja seda jaapani keelt pole isegi rohkem kui Hawaii keelt. Jaa, minu lapsed käisid seal koolis ja 5. klassi poisile üteldi, et me ei muidugi teinud seda, aga järgmisel aastal te lähete middle school'i ja seal algab teil võõrkeel, et te mõelge juba ette ära, et teil on 2 valikut ja seda te peate ühe neist valima ja seda keelt õppima siis 5 aastat ja vahetada vahepeal ei tohi. Aga need valikud olid seal koolis siis Honolulus kas Hiina või Jaapani. Selline võõrkeele valik. Jah, no see tuleneb sellest, et seal on hästi suured Hiina ja Jaapani kogukonnad. Et jällegi aamustel aegadel, kui kasvatati seal kõvasti seda suhkruroogu
väga paljud inimesed tulid siis nii Mandri-Hiinast kui ka Jaapanist tööle Hawaii'le ja Honolulu, see Hiina linn on ka üks vanimaid Hiina linnasid Ameerika Ühendriikides, sest on näiteks geograafiliselt on juba Hiinale lähemal. ja seal on nagu hästi suur Jaapani linna kogukond, et ma arvan, see on nende põhjustel. et Hawaii keelt sai õppida ülikoolis seal. just, et kuidas ja sa elasid, ma ise ütlen, ka elasid nagu turisti linnaosas, aga kuidas näeb välja üks tavaline hawaiilase päev väljaspool seda turisti piirkonda? et mul on see hästi meeles, et te läksite ilusaid randu vaatama ka just väljaspool turistipiirkonda ja kui oli ikkagi töönädala sees, siis oli teil seal nii hea olla, kui see rand oli tühi. Inimesed käivad tööl ja. jah, see on loogiline, et inimesed käivad tööl. et ei ole päris nii, et kõik hawaiilased hommikust õhtuni oleks palmingu all ja supleksid seal ookeaniainetes ja võib-olla tooksin sisse jälle ühe oma kolleegi, kes oli seal turvafirmas, kus minagi, ta tutvustas ennast, et tema nimi on Sonny, kõlab nagu Sunny ehk siis päiksepaiste, aga ta vihkab päikest. ta ei lähe õue, kui päike paistab, mis on siis nagu enamus ajast aastas. et ta liigubki siis öösel nagu varjudes ja siis hoiab nagu siseruumides, et see on nagu üliinimlik pingutus, kui ta tahab minema päikese kätte. et see tundus nagu nii vastuvõetamatu ajule, et seda nagu Hawaii'l on ju, sul on siin 10 minutit ja sul on maailma top 10 nagu rand, aga sa vihkad nagu päikest, sa ei ole ennast kunagi ujunud ja lihtsalt elad nagu koopas. et see oli nagu hästi selline huvitav tähelepanek nagu. just, et minule ka kohalik hawaiilane rääkis pigem, et ei, ta ei käi ujumas, sest temal nooruses on liiga paljude sõpradega juhtunud õnnetusi, nii haikalade hüppamistega ja päriselt, et siis päris hawaiilane ei ole turist. ja mis võib-olla veel nagu oli selline esimene ehmatus, kui ma Honolulusse jõudsin, oli ju see, et kuradi ameeriklased, te olete paradiisi ära rikkunud. et see oli lihtsalt selline nagu betooni valatud suur linn. hästi palju kodutuid ja hulle tänaval, ma ei tea, paljud siin on teist Ameerikas käinud. no ikka on. et kõik need hullud lähevad ju tänavatel seal, eriti Hiina linnas, kus on pappkastide sees on juba 3. põlvkond elab sama pappkasti sees. saab aasta lihtsalt õues elada. ja see väike vahelepõige jälle, siin levisid kuulujutud ka, kuulsin ta mitmelt poolt, et siis Ameerika Ühendriikide mingi valitsus väidetavalt kuskil 80ndate lõpus, 90ndate alguses tõi siis Ameerika maismaalt just nendest külmematest osariikidest kodutuid lennukitega Hawaii'le, et seal nad saavad igal juhul nagu hakkama ja no ma ei ole seda kontrollinud kuidagi, et kas seal on mingisugune tõepõhi all, aga igastahes Honolulus nägi ka väga palju nagu kodutuid, eriti just Hiina linna piirkonnas ja mis veel nagu oli natuke šokeeriv, oli need gängisõjad seal, et Hawaii'l rivaalitsesid siis erinevate Vaikse ookeani saarte elanikud. ehk seal olid mingid Fidžilased, seal olid Salomoni saarte gängid, seal olid, ma ei tea, Tuvalu, Vanuatu on ju, kõik nad omavahel rivaalitsesid ja siis ajalehest lugesid jälle mingisugune gäng tõmbas tule peale teisele ja keegi sai seal haiget. kas su turvamehel oli ka kokkupuudet siis selle kõigega? oli, paar korda oli ka politseiga sekeldusi. Politsei kohta jällegi kõlab klišeelikult on ju, et politsei on nagu eraldiseisus, et ärme neid torgi ja siis nemad jätavad meid ka rahule. ja et kõik politseinikud on justkui korrumpeerunud. jällegi külajutud, et kus politsei siis teeks siis kodutuid
noh, ma nägin seda oma silmaga, et mul oli üks intsident kodutuga, kes oli sinu territooriumile keelust lahkumast, mängis hullu ja või justkui jah, mingisugust täis inimest. Nii kui politsei tuli, oli kaps püsti ja läinud. Et niimoodi kartsid jah, nagu hullemini kui tuld seda politseinikut. Et see oli huvitav ja politsei, teine kogemus, mis mul oli jälle see, et oli hästi sõbralik politseinik, et noh, ei tea kunagi, kuidas kelle otsa sattud, targemad võib-olla sealt eemale hoida. Ja üks selline karmim juhtum oli siis see, kui ma läksin asendama ühte töötajat ja siis ma sain teada, mis põhjusel ta ei tulnud täna tööle, ta oli saanud märgi vapustuse. Miks? Sest selle maja territooriumil eelmisel õhtul pussitati üks naine surnuks ja siis vohistati seda laipa seal mööda hoovi taga ja nagu õllestesse. Et selliseid asju nagu seal oli, et jällegi võrdlus Eestiga, rahvaarv sama on ju, aga meil juba 90-ndatel oli see, kus iga päev oli nagu vaid tänaval. Et praegu me nagu ei taha seda ette kujutada, aga seal justkui ikka veel on niimoodi, et kas just iga päev, aga üsna tihti on sellised loodsed. Just, ja kuidagi tuleb ka mul meelde, et politsei on nagu pildis Hawaii'l. Ta seisab tavakodanikule mõttetult mõnel tänaval nurgal ja ta on täis valgustuse ja ta on kõik tuled ja viled, aga alati on põlevad. Jaa, viled on peal, et ta on nagu alati igal pool midagi pärast olemas. Just. Et sina sattusid, siis sa otsisid tööd, eks ju, väga seinast seina ja lihtsalt juhuse tahtel siis said turvameheks või jah? Jah, osa asju oli siin muidugi raamatust välja ka veel, et tegelikult esimene koht, mis mind võitis, et ma pidin olema pulmades ettekandja. Aga minu outfit oligi umbes selline, mul ei olnud mingit valget ülikonda selga panna, see kõik pidi olema inimestel justkui endal olemas juba. Ja lisaks esimene pulm oli täpselt saare teises otsas. Ja siis ma oleksin kuidagi saanud olla, sest mul ei olnud autot, on ju ühesõnaga mõtlesin sellest töökohast ära. Tegelikult oleks olnud võimalus, et ma oleks seal pulmades kelner olnud. Ja mis tööd on teised eestlased seal teinud? Jällegi, kuidas kellelgi vedas on, kuhu on vaja kiiresti tavaliselt tööd on igasugused restoranid, teenindussektor, hotellid. Palju eestlasi töötas siis just restoranides, mõni ka suveäris. Hästi populaarne oli see shave ice, liivitud jääb põhimõtteliselt, mis siis valatakse siirupiga üle. Ja siis rannas müüakse seda, et ma ei kujuta ette, palju see oma hind sellel võib olla, sellel liivitud jääb siirupile, ma arvan, sentides on. Ja siis müüb seda kalli raha eest turistidele ja siis juhuslikult on, ma arvan, see on iga tööandja unistus, et sellises kohas nagu Hawaii ja sul on järsku mingisugused valged naljaka aktsendiga põhjamaalased, kes tahavad kiberevad sul tööle on, et siis juba dollari märgid jooksevad nagu silme ees, et see asi müüb on ja kohe kui pärimehed meil tavaliselt selle kiiresti ära ja osa eestlased said ikka väga kiiresti kohe tööle just sellega, et eksootilised on ja tõmbasid tähelepanu, mingi naljakas aktsent oli veel küljes ja serveeri ainult enne jääd. Mulle öeldi ka kuidagi, et Hawaii on üks kõige kallim koht, kuhu üldse minna, et mis sa sinna lähed, et kui sa tööle ei saa, siis on vist väga ja hinnad on laes ja kõik maksavad hästi palju. Jah, no see on ka põhjus, miks me elasime 13-kesi kahetoalises korteris, et meil oli veel üsna hästi saadud, see koht seal oli $2000 oli kuu üür. Mis see korter oli? Kas nagu meie seal ala? Ei olnud, see on nagu tavaline Mustamäe kahetoaline korter, 50 ruutu heal juhul kokku. Kavalati eestlaste poolt siis rõdu disainiti ümber magamistoaks. Siis rõdul elas
siis 7 või 8 eestlast. Walmartist saime madratsid ja miks Walmartist, siis sa saad alati Walmarti asju tagasi viia. sa ostad selle madratsi, magad seal 3 kuud on ju ja siis viid tagasi poodi, ütled, teate, see, ma ei tea, värv ei sobi või siin oli mingi liiga palju kumerusi on ju, mis iganes põhjused. ja siis nad võtavad tagasi ja annavad sulle raha ja palun, las ta midagi muud nüüd. et nende Walmarti asi on hästi palju müüa. ja jah, et nagu sa ütlesid, et hinnad on väga kallid, et siin väga tihti pidi kasutama sellist nagu kombineeritud nagu sellist tudengi eelarvet ja talupojamõistust, et kuidas saada söönuks. ja noh, üks hea näide oli see, et hästi palju on seal Kiigis neid ettevõtted Honolulu Cookie Company, küpsise firma ja sa saad seal maitsta neid küpsiseid. ja siis sa lähed ühte kohta, siis on seal, ma ei tea, 12 erinevat küpsist, igast ühe küpsise on ju. vot ei, ma ei tea, siin ükski ei olnud päris see ikka, sama palga näoga poest välja, mahalo, nägemist, 100 meetrit edasi, järgmine küpsise pood, lähed sinna, jälle 12 küpsist on ju. ei tea, ikka ei suuda siin midagi valida, lähed kolmandasse, noh, sa oled niimoodi kõhu täis. või Jogurtlandis, sa saad selle maitsetopsi, see on jällegi 20 erinevat külmutatud jogurtit on reas, on ju, et ei tea, millist maitset valida, millist maitsetopsi on ju, noh, siis lased endale see liitrite viisi seda. Tagantjärgi mõeldes muidugi nahaalne ja pole ilus, aga ma ütlen taaskord, et kõik olid tudengid või just jah, endised tudengid sel hetkel, et pidi kasutama selliseid nippe ja trikke, et kuidagi laveerida ja siin üks näide oli veel seal Maui saarel. meil oli suur tahtmine minna siis snorkeldama ühe sellise atolli juurde, palju värvilisi kalu, suured merekilpkonnad. ja tavaliselt see paadituur oli kuskil, ma ei tea, $200–250 inimene. tavaline taks, noh, pane sinna tipid juurde, igaüks tahab veel uut raha saada. no arvesta $300 võib-olla on ju nägu. ja siis leidsime ühe koha, et mis pakkus $75 kõik kokku, aga seal oli üks koks. et sa pidid minema ja kuulama loengut ühest maailma paremast hotellist, mille osakuid oli sul võimalus osta. mis hotelli nimi on? hotelli nime on peast ära pühkinud, aga noh, seal üritati igast tippidega neid müüginippe kasutades, et see ikkagi ostaks sinna hotelli sellise aastane makse oli vist $5000 et siis saad siis selles samas hotelli ketis ööbida vähemasti korra aastas. ja me kuulasime ära, tänasime, ei ostnud neid osakuid ja saime $75 eest terve reisipäevase reisi. lihtsalt vahepeal tuleb olla natuke nahaalne ja natuke kaval, et Hawaii nagu ellu jääda. ja majutused samamoodi, et kui ikka ei saa kuskil majutust, kuskil ei ole alla $400 öö majutust, siis tuleb autos magada, mis on muidugi keelatud. aga mõnikord tuli seda teha lihtsalt finantsilistel kaalutlustel. mul on väga tore kuulda sind, sest kõik need lood on tegelikult siin raamatus, vahepeal ma olen selle värskelt läbi lugenud. et võib-olla teekski praegu nii, et anname sellise vaba mikrofoni teile ka või niisama silmadega juttu ajada, et lõpetame oma ametliku uurimise ja küsitluse ja anname sõna kirjastusele, kuidas võiks siis asjaga edasi minna. aitäh väga suurepärase põneva vestluse eest. ma annaksin küsimusteks veel mikrofoni enne, kui me oma ametliku osa kinni paneme. ma küsin. tere, Silver. Kirjanikud kipuvad liialdama raamatus. palju sul on sellist utreerimist ja vastupidi ka, kas toimetajad oli vahepeal vahele ka, kui tahtsid midagi öelda, aga toimetajad ütles, et see ei müü. oli. kirjutamisel on nii, et sa nagu üritad tabada mitu kõrvest ühe hoobiga, et sa tahad isiklikku kogemust jagada, isiklikke läbielamisi, sa tahad pakkuda ka mingit
reisikirgi, et sa tahad seiklusi esile tõsta. Muidugi sul on ka väike ilukirjanduslik liialdus seal mõnes kohas sees, ma ei vaidlegi vastu. Ja tegelikult mul seda juttu üsna palju rohkem, aga ütleme 1/4, 1/3 isegi tuli maha kärpida. Ja siin tuleb jällegi toimetaja mängu. Toimetaja tabab väga täpselt ära, et no mis hetkel hakkab näiteks lugejale igav. Teda ei huvita seal kõik omavahelised suhted näiteks. Et näiteks see osa võtta välja selliselt, ma ei tea, ei ole huvitav, ei müü, on irrelevantne. Et kui toimetajat peaks on, ma oleks jah, võib-olla tulistan poole paksema raamatut, aga jällegi siis võib-olla keegi ei loeks. Ma kujutan ette, et tulles tagasi sellised soojad saared, kus on väga lõbusad inimesed, siis oled ikka selle aloha mentaliteediga, et kuna see oli 10 aastat tagasi, siis kui kerge või raske on olnud seda säilitada siin Eestis? Väga hea küsimus. Algus oli väga raske ja ma ei hakka raamatu lõppu ette lugema ega ütlema, aga see oli umbes nii, et iga päev vaatasid, et äkki on mõnel lennufirmal veahinnaga, et saaks tagasi ainult, et ei taha enam selles kliimas olla või olid seal muud põhjused, et tahaks ainult tagasi, tahaks seda aloha tunnet ja mõnusat sooja ilma ja kõike seda. Ja lihtsalt aeg parandab kõik haavad. Mida aeg edasi, seda vähem nagu järk-järguliselt sellele mõtlesid. Muidugi nüüd see raamat tegi selle, et hingehaavad lahti. Nüüd jällegi tahaks kas või homme tagasi minna, aga vahepeal on asjaolud nii palju muutunud, et enam ei saa nagu päeva pealt minna. Neid isikuid, kelle eest sa vastutad nagu rohkem ja lihtsalt tulebki siis usinalt tööl käia ja raha koguda, et saaks üks päev jälle tagasi minna. Väga põnevad küsimused ja väga põnevad lood on siin. Ma tahaksin ise ka veel küsida, mis sellest Jasonist edasi sai, kas te andsite mingit tagasisidet või midagi. Ja täna saab soodushinnaga seda Hawaii raamatut osta, kasutage juhust, sest järgmised 3 raamatut on minu seeria Euroopas, Brüsselis, Belgias ja Ungaris. Need on samasugused pärlid, aga mitte nii soojad. Et võtke siis täna autogrammid ja pühendused sisse ja kandke seda alohat endas. Suur tänu, Pille, suur tänu, Silver, suur tänu kõik kuulajad, vaatajad. Pood tühjad.